No nii, Wine Visual toob täna teieni siis Porsche 718 Cayman GTS. Mis on sellel autol erilist? Tal on 4-liitrine mootor, lisaks on ta tagavedu ja kõige olulisem ta on manuaal. Ehk siis siuke iga sportauto entusiasti, ma ütleks, et unistuste auto, ma eeldan. Igat pidi huvitav auto, nagu pärast ka näete siis sõiduklippidest. Tal on pöörete maksimum on 700-800 pööret ja see heli, mida ta seal teeb, no see on vapustav. Seda siis kuulete natukese aja pärast juba. Mis on tal siis erilist? Ongi see, et ta on siis GTS ja 4-liitrine mootor. See 4-liitrine mootor annab 294 kilovatti ja tühimass sellel auto on ainult 1,5 tonni. Ehk siis see on metsik kaalu ja võimsuse suhe, kuid samal ajal ta suudab ülihästi selle jõu maha panna, ilma ta tekitaks niisugust ohtlikku olukorda või ilma, et ta olekski sihuke hirmutav, et ta suudab ülihästi enda jõu ja selle väikese kaaluga hakkama saada ja ma usun, et see ongi see, mis selle auto teeb eriliseks. Antud auto on siis antud Wine Visualile Sportmotorsi poolt. Sportmotor siis on see auto siis praegu ka müügis. Lisaks on neil veel erinevaid huvitavaid sõidukeid, erinevad Porsched, G-klassid ja kindlasti ka siukseid natuke odavama otsa autosid, kuna see auto siin on circa 80 000 eurot. Aga ma ütleks, et kui vähegi võimalik, siis igat senti see autoga väärt on. Aga jah, ega siin tegelikult, mis me ikka keerutame, lähme vaatame natukene lähemalt siin erinevaid huvitavaid omapärasid ja siis juba pärast ka see lubatud sõiduklipp, kus seda heli kuuleb. Huvitav, kõik räägivad, et Porsches selles Caymanis ei ole nagu väga ruumi. Ma ei ütleks nii. Selles suhtes, kuna tal ei ole siin tagaistmeid, nagu on 911, siis tegelikkuses seda pagasiruumi on siin oma jagu. Ma nüüd ronin siit vaikselt välja. Selles suhtes jah, ega ütleme inimest siin pagastis ei veaks, aga tegelikkuses täiesti mingi spordikotid, erinev pagas mahub siia ilusti ära, et täiesti mõnus siuke pikamaa auto ka, kui just see pikk maa ei ole võib-olla siuke 10 000 kilomeetrit. Aga usun, et siin lähiriigid sellega läbi sõita ei oleks väga suur probleem. Et jah, see on kindlasti üks suur erinevus, mis on siis näiteks 911-ga, et sul on eraldi reaalselt taga ka pagasiruum. Et lähme piilume ka, mis seal salongis natuke erilisemalt on ja vaatame ka, kuidas ees pagasiruumiga on. Ütlen ette ära, et ma sinna sisse ei roni. Salong on ka üsna mõnusa suurusega. Siin, jällegi, ta on ikkagi 2 inimese sportauto. Seega siin selle 2 inimese jaoks on ruumi küll ja veel. Et minul on siis minu istumispositsiooni järgi 182 senti. Jalgadega, ütleme siin laiutada saab tegelikult täitsa okeilt. Mis kindlasti esimese asjana märkab, kui sõitma hakkad, on see käigukang. Ei ole automaat, manuaal, mis on siuke päris mõnus vaheldus kõigele sellele, et kui arvestada, et enamus autod tänapäeval tulevad ainult automaadina. Rool on ka hästi mõnusa diameetriga, ta on siuke veits pisem kui tavaliselt, aga samas üsna mõnus on seda käsitleda ja siis ka see väike rullik siin külje peal, mis laseb sul erinevaid sõidurežiime valida, siis normalist sporti, sport pluss ja individuali peale, mida saad siis ise natukene täpsemalt paika panna. Aga võib-olla praegu vaatad, mõtled, et huvitav, aga siin ei ole mingit nagu topsihoidjatega midagi. Ka selle peale mõelda, et topsihoidja on siin all peidus. Tean inimesi, kes on sõitnud Porschedega väga pikalt ja ei teadnud, et siin on topsihoidjad. Et seda saad siis ise paika sättida juhile, kaasreisijale. Jälle üligeniaalne minu arust. Ei ole kuskil ees mingit auku, vaid ta ongi ära peidetud armatuuri sisse. Uksesahtlid, ta on väike auto. Ei ole jah need kõige suuremad, aga samas siin on ka siuksed eraldi väiksed taskud ja asjad, kuhu saad siis mingid pisemad asjad ära mahutada. Et jah, mingid suurt veepudelit siia kuhugi kahjuks ei mahuta, aga ma arvan, et jällegi see ei ole siuke väga katastroof ka. Peab mainima, et salong on päris ilusa päris ilusti kokku pandud, ses suhtes kõik need värvid ja asjad, et siis siin on see valge nagu on auto väljast, siin on siis punast nahka ja lagi ise on siis Alcantara-laadne materjal. Porsche vist ütleb Racetex selle kohta, kui ma õigesti mäletan. Et ei saa jah nagu kuidagi midagi ette heita, et siuke mõnus kasutajasõbralik, kõik nupud on siuksed mõnusad siuksed klikid, et saad kohe aru, kui midagi oled vajutanud. Ja siin keskel ongi siis põhinupud olemas, et start-stop, summuti valjemaks, spoiler üles alla, vedrustus jäigemaks, pehmemaks ja siis veokontroll sisse välja. Et ja ülejäänud ongi siis siin
pisike ekraan, mis on päris hea resolutsiooniga ja ega siia autosse tegelikult väga palju suuremat ei ole vaja. Ja ees on ilusti siis Porschele omane nii-öelda ümmargune odomeeter ja spidomeeter, mis minu arust teevad siukse mõnusa veits retrohõngulise efekti siia autosse ja paremal on siis ilusti ka tegelikult seal ekraan olemas. Et siuke 2 maailma on kokku pandud ja minu arust on see kõik väga-väga hästi siin välja tulnud. Üritasin, et ma siia ette ei roni, aga veits nagu kass, vaata, näeb kasti ja ronib sisse, sest siin on tegelikult isegi rohkem ruumi kui taga oli. Et ma tõesti ei saa aru, mida räägitakse, et nendes ei ole väga ruumi. Tõsi, see praktiline auto on. Ei oleks nagu elu seas arvanud seda nii väiksest autost. Päris hästi liigub. Ei saa mitte midagi ette heita. Seda on raske kuidagi kirjeldada. Tal on see minek on täitsa teistsugune. Ei ole siuke ülemäära dramaatiline. Sa saad aru, et auto teab, mida ta teeb. Ta teeb täpselt seda, mida sa tahad. Kui sinu soov just ei ole kuskil külges minna kraavi poole. Ta päris hästi suudab seda jõudu maha panna, kui kõik veokontrollid asja peal on. Et siis ta osade autodega on see, et ta tahab kõik selle jõu korraga maha panna ühe rahmakaga ja hakkab all ratas ringi käima. Ta on siuke, ta ei ole kontrollitav. Eks siin kindlasti aitab see ka kaasa, et sul on selja taga see mootor, mis on siis tagarataste peal. Ja kuna ta on tagavedu, siis see lisaraskus, mis sinna nii-öelda peale läheb kiirendusel, see kindlasti aitab selle veojõuga ilusti kaasa. Tänu sellele on siis üsna kergesti juhitav. Et eks kindlasti sellel autol on ka mingid piirid, mida me siin täna testima ei hakka. Üldiselt jah, kõik materjalid asjad, mis siin autos on, ei saa mitte midagi ette heita. Ja paistab, et isegi kütusekulu on suht okei. Et vaadates, et siin on natuke alla poole paagi kütust ja 260 kilomeetrit on võimalik sellega läbida, siis paistab täispaagiga 500–600 ei ole probleemi, mis on igati hea sellise auto puhul, et ei viitsiks arvatavasti kogu aeg kuskil tanklas passida, eriti kui natukene siuksed lõbusamad sõitud teha. Sai natukene sõidetud linna vahel ja aeglasematel kiirustel mingitest suurtematest lamavatest üle, et kindlasti sa saad aru, et see on sportautos, aga ta on täiesti ilusti sõidetav, et ilmselgelt siukest mugavust ei tasu otsida nagu S-klassist, aga samas on ta ka oluliselt pehmem enda tava vedrustuse peal, kui on mingid teised sportautod. Nüüd siin 6. käiguga lihtsalt veeredes, eks jah, mingid rehvimüra on, kuna ega tal need rehvid on ka 265 laiad, et siin seda kindlasti kuuleb ja taga on ju ka suur siuke nii-öelda tühi ruum siin, kuhu tänu sellele suurele tühjale ruumile saab siis oma jagu tegelikult pagasid panna. Aga ma usun, et sellise auto puhul sellest on üsna kerge mööda vaadata. Et ei ole kindlasti kellelegi nii-öelda dealbreaker, kui sellist autot taga ajad. Aga peab mainima, et siuke huvitav efekt on küll, kui kõik need hääled, mida auto teeb, see kõik tuleb selja tagant. Et kõik see õhu sissevõtt, summuti heli, kõik see on su selja taga, et see tekitab siukse natuke tavapärasest teistsuguse tunde. Ja spordi peal siis, kui käigu alla vahetad, siis ta ise sinu eest paneb paika ka need pöörded, et justkui siis rev matchib sinu eest, et aitab jälle natuke kaasa. Käiguvahetused on omamoodi huvitav tunne siin. Põhilised siuksed autofanaatikud räägivad, et Mazda MX-5 on üks kõige parem käiguvahetus. Ma olen sõitnud MX-5-ga, ma ütleks, et sellel autol on see isegi parem. Ta on siuke mõnus analoogne, sa saad aru, kui sa vahetad käiku, siis sa saad täpselt aru selle nii-öelda klõpsu järgi, mis ta vaikselt teeb, et millal sul on nii-öelda vaba käik ja millal on siis uuesti käik sees. Et osadel manuaalidel on ta siis siuke hästi siuke pehme, mis on linnasõidul on muidugi mõnus ja mugav, aga kui sa tahad teha siukest natukene sportlikumat sõitu, siis sa ei saa nagu riskida sellega, et sa vahetad käigu mööda või et käik ei ole sees, et siin sa saad suhteliselt nagu konkreetselt tagasisida, et millal sul see käik sees on. Praegu siis natukene siin saab gaasipedaali natuke vajutada. Siuke hästi huvitav, see õhu sissevõtu heli tuleb, ütleme siuke 2500 pealt. Et kuidagi nagu justkui kuuledki, et mingi klapp läheb lahti ja siuke mõnus lisamöire tuleb sealt tagant lisaks siis summutile ja mootorile endale.
et igati pull auto, siuke ma ei näe nagu probleemi sellega sõita igapäevaselt ja tegelikult miks mitte isegi mingit pikemat sõitu kuhugi lähiriikidesse teha. Samas nagu mugavuse koha pealt ei saa siin nagu mitte midagi ette heita, et see auto on päris hästi varustatud ja samamoodi saab siin tegelikult summuti vaiksemaks vajutada, et siis jälle natukene nii-öelda kõrvusäästu, kui on pikem sõit. Ja nagu ma ütlesin, siis vedrustus saab ka siin sportliku ja nii-öelda tavalise vahel vahetada, et kui see põrkav sõit siin natukene ära tüütab. Ja selline see Cayman GTS 4-liitrine meil siis on. Et siuke pisike, aga hästi kuri ja hästi siuke võimas väike hunnik kurjust. Et üldiselt ei saa nagu suurt midagi autole ette heita. Et võib-olla ainus ongi see, et väga palju erinevust ei tundnud siis nii-öelda tavalise ja spordi vahel, aga see pigem võib-olla mina ütleks, et on hea, kuna see sport on suudetud teha juba nii-öelda talutavaks, kuigi talutav on võib-olla natukene julm sõna selle auto kohta, sest jah, minule isiklikult see auto väga-väga meeldib. Ja võib-olla ainus asi, mis tõesti ei meeldi, on see, et ei ole raha, et seda osta. Aga see sama auto praegu, Sportmotor siis, on müügile 79 900. Hind on siis koos käibemaksuga, ilma ta on siis circa 64,5. Odavaim selline on läbisõiduga juba 80 000 ja sellel oli hind ka vist mingid circa 70 000, aga see auto on 11 000 kilomeetrit sõitnud, rajal käinud ei ole ja värskend on tehtud ka hooldus. Saksas samamoodi need autod hakkavad suht samast hinnast, nagu see auto on siis koos käibemaksuga, kuid seal sees on siis ongi ainult auto. Sa pead juba transpordi ja kõik selle pead ka ise vaatama ja läbisõidu on circa 20–40 000. Et jah, veel kord, suured tänu Sportmotorile selle auto eest ja minge vaadake ka ise, kui on huvi selliste võib-olla siis sportlikumate autode järgi ja eks sealt tegelikult leiab ka siukseid nii-öelda tavalisemaid autosid. Et minu poolt on jah kõik, et tšau-lau!